olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Rainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Me oleme jälle uue osaga tagasi ja täna me hakkame rääkima väga põneval ja samas mulle tundub siin asjaosalistega ühes ruumis viibides siis ka keerulisel teemal. Ja nagu ikka, minu kõrval on Dagmar. Tšau! Kas sa tahad midagi öelda inimestele täna hommikul? No võt, muidu soovikski tere hommikust ja kõike puha, aga me ei tea, millal esiteks laivi läheb ja millal inimesed kuulavad. Ühesõnaga tere, loodan, et on tore olnud. Jah, loodame, et on tore olnud. Ja kohe lähme teema juurde ka, tutvustan meie väga toreda külalise ja kuna ma külalise siin olen tutvustanud läbi selle, et kuidas mina tean neid või kuidas me oleme ühiselt kokku puutunud, siis ma pean ütlema, mina ei tea, mis ajast mina siin tean, aga mina siin tean. Yes. Ja vaata, nii kuulsa inimesega nagu on Annaliina, siis tegelikult, et sa ei teagi, mis hetkes hakkas see, et ma nagu tean teda või ma tegelikult tean nagu varem. Et sellest, et ma olen teda kuskil näinud. Igastahes tere tulemast, Annaliina Võsa. Ja, tere kõikidele. Äkki sina tead või? Kusjuures ma ootasin, et mõtlesin, kuidas sa mind tutvustad läbi enda prisma, siis, et kus sa mind tead ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ma arvan, et mingi aasta aega tagasi veel sa poleks mind siia kutsunud, võib-olla. Sellepärast, et seda podcasti veel ei olnud. Või selles mõttes, et meie see mingisugune, me loomulikult teame, ma ei tea, võib-olla 15 aastat küll, on ju, aga niimoodi ikkagi väikselt distantsilt võib-olla, aga piisab ühest mingisugusest absurdsest hetkest kuskil pulmas, ma arvan, ja ma arvan, et sealt tuli see, et Annaliina, sa oled tore. Sandra, sa oled väga tore nagu. Sest me käisime ühes pulmas, kus meil ei olnud kummalgi kaaslast ja siis... Ma vist ei mäleta, sest ei, ma tean, me olime seal, ma tean. Ja siis me läksime kuskile kööki valget veine paluma enne seda... Õigus. Ikkagi sama ühised huvid ja hobid. Jaa, see oli meie ühine korraks, see oli ühine huvi ja siis kuidagi oli, et lähe. Jaa, tõsi, see oli tore hetk, aga tead, see ei vasta tõele, et ma ei oleks sind kutsunud varem, sest ikkagi ma arvan, et rohkem minu... Kuule, kallikene. Ma ju elasin sinu korteris. See küll eskaleerus kiiresti praegu. Kusjuures mul see läks täiesti meelest. Ma hakkasin mõtlema, et ma teen ühiste Viljandi tuttavate kaudu, kui sa hakkasid nendega nagu rohkem läbi. Siis oli, et see sõber rääkis, kui tore sa oled ja nii edasi. Ja siis kuidagi nagu rohkem seltsumas nägid kuskil on ja mina olin seal, sina olid seal kuskil. Ühesõnaga, aga kui ma ju tulin Rootsist tagasi. Sa tõesti kolisid mu korterisse sisse. Tõesti, see korter oli üldse päris hea. See oli väga tore korter. See oli väga tore korter, aga seal elasid väga huvitavad kultuurnikud. Tahad teada, kes veel elasid? No, Tafitšukid elasid seal ja nii mõnigi tore, aga igal ühel oli nagu oma käekiri, kui ta sinna minu korterisse siis sisse kolis ja Sandra käekiri oli selline, et ma ei soovi mitte midagi siia, ma soovin lihtsalt seda madratsit siia põrandale ja see üks mingisugune potilill või mingi taim, mis tal seal oli siis, et kõik oli hästi selline enese hariduslik oli sul see juba siis nagu see teema. Madrats, potililli raamatud. Ja, täpselt see, et ma olen enese mingisuguse leidmise teel. Aga ma ei olnud siis üldse, sellepärast, et ma olin just Rootsist tagasi. Mulle tundus, et sul oli seda, et mida vähem, seda parem ja siis keegi teine oli sisse nagu kõikide oma mingisuguse safri nende purkide ja mingite hoidistega on ja mööbliga. See on väga armas, sest Sandra oli nüüd just öösel minu juures ja siis meil on seal nagu kõrval maja, et ta saab seal olla ja väga tore ja seal on kõik asjad nagu olemas elamiseks ja siis olime seal õhtul chillisime ja toimetasime koos ja siis Sandra läks nagu mingil hetkel siis sinna teise majja, et nüüd on uneaeg ja ta ei olnud seal nagu teisel korrusel, kui see elamise osa on, seal ei olnud käinud. Siis saadab mulle sõnum, et issand, siin on ju voodi. Kus sa arvasid, et sa magad? Vaata mingi... Mina ootasin mingit madratsit maas.
tõesti jah. vaata, mis praegu peegeldab sulle vastu. See on praegu minu jaoks jah, no, täitsa jah. Mulle meeldib magada, siiamaani mulle meeldib magada madalal. Tõesti, et kodus ka ma uues kodus tellisin uhke voodi kõik jalgadega ja siis 2 ööd magasin ja keerasin need jalad alt ära. No näed, midagi on. Siis ma tean ja uuel nädalal, kui sa uuesti tuled, siis me saame madalamaks teha seda. Me võime seda võimalik teha. Jaa, okei, no nii, selge. Siis me vaata, meil on palju ühist, on ju. Aga lähme küsimuste juurde kohe, ennem kui me lähme teema juurde, siis me alati külaliselt küsime 3 küsimust, mis me saatsime ka ette ja ma ütlesin küll vist sulle, et ära mõtle nende peale, et tuled ma mõtlesin nädal aega. Sest me hakkame hindama neid. Kui sa meil ekspert hindab, pärast annab sulle diagnoosi. Tegelikult väga soovin diagnoose erinevaid. Sest keegi pole mulle pannud neid, aga mul tunne, et mul on. Aga see on millestki ilma jäänud nagu. Mina pakun võib-olla järgmine hooaeg sellel podcastil võikski olla, et me võtame siia mõne tuntud inimese. Võib ka tundmatu olla muidugi. Ja siis ta räägib oma elulugu, sa teed nagu otse seanssi. Kas me saame praegu alustada? See on ju nii põnev ju. Palun, nagu jälgi mind selles nagu plaanis. Muidu sellest ei ole kasu. Jälgi mind selles plaanis. Aga sa ei pea täna avalikult siin lõpus tegema, et sa võid meilile saata, et mis ta siis täheldas. Selge. Nii, aga ühesõnaga need 3 küsimust. Esiteks, mis on sinu olnud viimane julge samm? Mis sa ise tunned, et on julge? Sest meie jaoks, nagu me oleme siin rääkinud ka läbi osade, et need julge sammud võivad väga-väga erinevad olla. Ja tore, et me oleme jõudnud tänasesse päeva, sest et alles hiljuti ma ei julgenud mingit samme teha, aga ma tõesti nagu olen teinud 2 julget sammu, millest ühte ma ei ütle, aga teine just hiljuti, a la nädal aega tagasi. No ma näiteks kirjutasin ühele inimesele, kuna me kohtusime suvel täiesti suvaliselt mingis momendis ja mul siiamaani jäi kripeldama, et äkki me peaksime nagu veel rääkima, äkki meil midagi meid seob, äkki midagi on kuskil õhus ja nüüd 5 kuud läks mööda niimoodi, mul lihtsalt nagu seal sees keerab, et ma pean midagi ütlema, aga nii ebamugav, sest et võib-olla ta mõtleb, et ma olen mingi imelik ja no ühesõnaga ma ei taha nagu jätta mingit muljet, aga ma lõpuks ikkagi enam ei suutnud nagu vastu panna ja siis ma lihtsalt kirjutasin ja ütlesin, mida ma mõtlen ja põhimõtteliselt kutsusin ta kohvile, aga ta praegu ei tulnud. Aga kas sa kuidas ta praegu ei tulnud, aga ta vastas sulle? Ta vastas mulle, läks küll, ma oma sõpradega tegin nalja, ma ütlesin, et igatahes ma kirjutasin. Ja siis nad ütlesid, et nii tore, muidugi. Ja siis ma ütlesin, aga ta ei pruugi vastata, sest et ta võib-olla võtab 7 ööpäeva aega nagu, et vastata. Ja siis me kõik ootasime 7 ööpäeva ja siis 4 ööpäeva pealt ta vastas ikkagi. 4 oli mööda läinud. Tavaliselt vaata sõnumid saadetakse väga nagu kiiresti. Eriti kui midagi huvitavat tuleb, keegi kutsub sind välja. Aga see läks natukene rohkem aega. Aga ta vastas, et ta siiski see kord ei tule. Aga see tunne läks kergemaks või hullemaks? Sa ei kujuta ette. Ja siis ma mõtlesin nagu ma mõtlesin pärast mitu päeva, et näed, ja ma jäänud endale võlgu. See on põhiline asi. Et jah, tegin selle ära ja enda vastu olin aus nagu. Ma oleks pärast nagu kahetsenud, et või noh, et ma ei teinud nagu mingit liigutust. Mind üks, või tähendab mitte üks, vaid mitu aastat juba see mõte ajab taga, et see näiteks ei või see, mis see rejection on inglise keeles nagu ei, eesti keeles ei või äraütlemine on igastahes parem kui see, et sa jääd selle kahetsusega ja mõtlema, et aga mis või kus nagu palju hullem tegelikult. On jah. Et mis siis, sa saad konkreetse vastuse? Ja see täiega nagu, mul on ka vähemalt nagu mina sain enda pealt selle ära nagu. See teadmatus ka pära. Jah, teadmatus just. Väga hea, nii, aga mida sa kardad? Sest me usume ikkagi, me siin kollektiivselt usume, et iga inimesed kõik kardavad midagi, ka kõige julgemad. Ja selle peale ma ka mõtlesin mingi nädal aega ja siis ma neid suuri asju ei karda üldiselt a la surma või sõda on ju, ma ei karda neid asju. Aga ma kardan võib-olla jah seda, et ma lõpuni ei leiagi seda oma hingerahu
nagu mul on ikka kogu aeg midagi kripeldab, et kogu aeg ma nagu justkui otsin midagi, mis annaks mulle selle, ma ei oska öelda, just naisena, et kuna me oleme siin naise teemal, siis seda naisena seda rahu. Kas see rahu, kas ma võin küsida juurde, et sa võid öelda, ma ei taha vastata, aga siin on ka okei öelda, et kas see rahu sa mõtled siis nagu teise inimese näol või? Ma ei tea isegi, kas on teise inimese näol, vaid just nagu võib-olla see elus, et kus ma olen nagu, kus ma elan, kus ma asun, kus nagu, et millega ma tegelen, et see on nüüd selline et ma olen jõudnud kuskile pärale, kus on mõnus nagu olla. Et ikka kogu aeg on mingi kamm. Aga kas see kaob ära? Pane see oma sinna notesidesse kirja nii. Kamm on. Et kas see kaob ära või? Jah. Kas on, vaata eile me korraks, kui me salvestasime meid Q&Asid, siis korraks käis läbi ka see, et kas mingil hetkel tuleb see, et võt nüüd nagu tehtud, valmis. Ma jõudsin. Aga tead, mina tunnen näiteks praegu seda, et see on super. Ma tunnen seda, aga ma arvan, et varsti see tunne kaob ja mitte üldse nagu hirmuga, et see kaob, vaid kui me oleme ka jõuame mingile ju nagu sinna võib-olla mugavustsooni või asjad, mida me saavutame või tunne või koht, et siis üks, et inimesena ma arvan, meil ikka ka peale igav, et me tahame midagi veel, kuidagi veel, on ju. Tead, ma arvan, miks sa oled nagu jõudnud sinna omast arust? Omast arust mulle meeldis see. No, sest ma ju jälgin kõike, on ju. Ma jälgin kõikide inimeste mõtteid, kes mind huvitavad, on ju. Ala, sinu mõte on see, et kui tore on see, et sa oled väsinud nendest asjadest, mille sa oled ise endale nagu unistanud, on ju. Nendest asjadest väsinud. Ja siis, ma arvan, et see ongi see, et tegelikult sa oled ju ise soovinud seda kõike teha ja sa tahadki seda kõike teha. Et nad on õiged asjad, on ju. Ja just, jah. Sa oled ise loonud selle oma reaalsuse. Et ei ole nagu keerulisi asju päevas, mingid asjad meil on viitsi tegelenud nii edasi, aga suures pildis, jah. Ja täna hommikul näiteks, kui ma olin seal Dagmari perega, siis ma mõtlesin, et nii tore, et võib-olla peakski seda aeg-ajalt tegema. Ma olen vallaline, ma väga naudin seda, aga ikka tuleb neid hetki, kus sa oled üksi kodus, nii tore oleks, kui keegi oleks ka praegu siin. Ja siis ma mõtlesin, mis selle lahendab on see. Ma Dagmarile seda veel ei rääkinud, et sa käidki nagu võib-olla sõprade juures, kes elavad, on suht elu elavad ja sa oled nagu natuke seal ja siis vaatad, mis see on ja siis nagu saad sellest natuke osa ja siis oled edasi. Laenupere, me võime olla sinu laenupere. Siis mõtled, et kas sa nagu tahad seda või taha või et sul vaja nagu korraks nagu sellesse süsteemi saada ja siis minna ära. Ma ei tea, kas see toimib, see on väga värske mõte alles. Aga võib mõelda seda mõtet. Tahad ka tulla või? Jah, võib-olla tõesti, vaatlema lihtsalt. Me Sandraga oleme seal nurkades niimoodi. Nii, aga viimane siis küsimus, et mis on mõte, mis sind toetab? No neid on 2, ma arvan, jälle ma mõtlesin nädal aega. Üks on ikkagi see, et elus on ikkagi see, ma kirjutasin oma sõbrannale, et mis asi see divine timing on eesti keeles, et nagu asjadel on siis kosmiline ajastus või jumalik ajastus, et kõik asjad ei sünni siin ja praegu, vaid nagu igal asjal elus on oma aeg ja see ei pruugi olla see sama aeg, mis su sõbrannal on ju. Et ja et ma usaldan seda, et asjad käivad niimoodi lainetena ja periooditi. Ja teine on see, et kui on jube raske, siis lihtsalt proovi, ma ei tea, 1 sammu, 1 minuti, 1 tunni kaupa. Kuigi isegi 1 tund mõnikord on täiesti lihtsalt liiga pikk aeg. Aga kui sa mõtled kas või nagu see 1 hetk nagu veel, siis ikkagi tegelikult läheb lihtsamaks. Ja see on nagu suurt, näiteks ma olen elus pidanud mitu korda suurt raha kokku ajama. Millegi asja eest maksma väga-väga palju raha ja siis ma saan aru, et see on lihtsalt liiga palju raha ja ma ei suuda seda. Aga kui ma teen nagu selle hästi väikesteks nagu summadeks, siis lõpuks ma saan nagu jõuan selleni, mida mul oli vaja. Me kuskil päris esimestes osades, ma mäletan, sa rääkisid ka seda või soovitasid, et ära mõtle sellele näiteks eelolevale nädalavahetusele. Et see on okei mõelda ainult tänasele või kas või järgmisele tunnile, et kui on väga raske on ju. Tõmbame selle ajaraami nii väikeseks, et ta muutub mugavaks. Ükskõik, mis see siis parasjagu on. Et vahel on 6 aega väga mugav, aga vahel on nädal või vahepeal on päev või tõesti mingi 5 minutit.
Aitäh, et sa nendele küsimustele mõtlesid nädal aega. Nii, aga läheme tänase teema juurde. Julgus olla naine. Super on ju, et me just Annaliisana tegelikult pakkusin välja, et kas sa tahaks tulla rääkima, et julgus olla naine või julgus olla ema ja siis esimesena sa tegelikult valisid ema, kuigi mina tegelikult mõtlesin sind rohkem ikkagi, mulle küll meeldib valikut anda, aga ma olen juba ära otsustanud. Et naisena, sest see on väga huvitav tegelikult, miks? Ja miks ma võin kohe seda selgitada? Seleta, palun. Ära palun ründa. Miks mina? Ei, tegelikult on päris hea meel, et esimene diivanil ei ole, et meil on mingi siuke turvaline distants. Et kui esimene küsimus, milline on sinu jaoks üks suure tähega naine, siis kui ma mõtlen, seal võib mõelda niimoodi, et omaduspidi on ju omaduseid pidi. Aga kui ma mõtlen, et nimede järgi või kes mul tulevad kohe silme ette ja kui ma mõtlen, et see peaks olema keegi, ütleme, siis kes teised, keda teised ka teavad, siis sina oled üks. Päriselt ka. Evelin Võigemast on teine. Kõik. See on nii uskumatu. Kas see on, ma arvan, suurim kompliment, mida mul vist nüüd on tehtud. Aga ma olen nõus. Nagu naisevalik on küll üks selline. Ära palun hakka. Vaata, kuidas ma olen mingi väga hea. Väga hea hakka nutma. Kirjuta üles, et hakkab nutma asjade peale. Kui öelda komplimente, ei oska vastu võtta. Ei oska vastu võtta, diagnoos. Ühesõnaga, aga tõesti on nii, et tulevad mingid, et selle märksõna peale, kes tulevad pähe on ju. Naiselik naine. Jah, naiselik. Jumal küll. Tõesti. Ma ei suuda uskuda praegu. Aga see tundub sulle võõras. Kas sul ei ole varem öelnud seda? Päriselt ei ole või? Ei, no mulle minu hea sõber Johan Randver ütleb mulle seda nagu kogu aeg. Aga see on ka kõik, selles mõttes on nagu, et tõesti ei. Ja näiteks Evelin Võigemast on samasugune naine, keda ma nagu olen kartnud terve nagu oma teadliku elu, kuni nüüd mingi paar aastat tagasi sama kaua, kui ma sind nagu võtan vastu kui nagu toredat inimest, sest ma kartsin sind ka ju. Tead seda ma kuulen palju, et mind kardetakse. Ja, no ma kartsin sind ja Evelini nagu kaks nagu inimest, keda ma olen kartnud nagu kuni mingi, ma ei tea, 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi enam ei kardana. Ma ei tea, midagi juhtus. Aga huvitav, see on tõesti väga huvitav. Aga miks see üllatab sind? Kas sa ise kuidagi ei... Ma ei näe ikkagi üldse ennast. Naisena. Ma nagu ainult mingi rabelen. Aga miks, vaata sa ütlesid ka, et nii, et ärme, enne kui me salvestama hakkame, ärme räägi praegu, et miks see naise teema, me kõik tegelikult tõdesime seda, et see on keeruline. Ei, no tegelikult on vist see, et see oleneb ka, mis hetkel sa minuga räägid või teie minuga räägite, et see, mida ma täna vastan, võib olla täitsa teine, mida ma vastasin aasta aega tagasi, 10 aastat tagasi. Et minu jaoks on nagu naisi 2 sorti, üks, kellel ei ole olmet kaasas ja teine, kellel on olme, tähendab siis selline nagu vastutus loomade, teiste, ma ei tea, kaaslase, lapse, vanemate näol ja kellel on see vabadus teha, mis ta tahab, on ju. Et ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes võib-olla siis see minu see naiseks olemine läbi teie näo, seal on ikka hästi palju seda olmet ka ikkagi ja ju siis see teeb midagi, tõstab minus mingit poolt, mida võib-olla mul, ma ei tea, 20 aastat, 25 aastat tagasi ei olnud, on ju. Ma ei tea, kas saate aru, mida ma räägin. No ma mäletan lihtsalt nagu nii selgelt, kui ma olin Ameerikas, ma olin seal üksinda, on ju, ja ma mõtlesin, et et ma kuidagi tahan saada rohkem täis, tahan rohkem nagu endale nagu seda, ma ei tea, nagu sisse rohkem enda sisse, et ma olin nagu, kõik oli nagu väga tore, aga mul ei olnud seda nagu, ma ei oska öelda, mingit sukest täitun tunnet. Ja nüüd ma tunnen, et ma olen nagu üleni täis. Ja ma täna käisin koeraga pargis ja siis ma mõtlesin, et see teie lugu igavene ketras mul peas nagu, et see on see tegelikult, mida ma inimesena olen tahtnud, et ma oleks palju näinud, palju käinud, head sõbrad ja kõike see, sest et tegelikult ei ole igavene, aga kui see on nagu olemas, siis ongi elul olnud nagu
väärt elamist või, ma ei tea. aga kas natuke nagu jääb kõlama ja julgelt parandanud, on ju? Et justkui siis üks osa nagu naiseks olemiseks on selline nagu, mis see siis on, nagu perenaise roll või see, et mul on mingi vastutus ja mingid lapsed, koerad, majapidamine, et kuidagi see on sümboliseerinud naiseks olemiseks. Sellepärast see oligi mu esimene nagu mõte, et kes on naine, on ju, ongi see, kes nagu vastutab ja kes nagu, aga see on see, kes ma tunnen naisena ennast täna, on ju, ja peab vastu. Mis on huvitav, sest vaata, sa ütlesid, et äkki meie peame sind naiselikuks naiseks just sellepärast, on ju, et sul on kuidagi seda olmet palju, seda vastutust palju, aga mina isiklikult, ma ei tea ju sinu eraelu kohta suurt midagi. Ja minul ei ole üldse seda seost. Et mul ei ole seda seost, ma ei tea ju tegelikult sinu kodus elu kohta midagi. Pigem mul on sinuga seostub mingi selline pehmus, mingi soojus, mingi lahkus, mingid sellised omadussõnad, mis ei ole mingi vastutusega. Ma ei tea tegelikult ju palju sul nagu vastutus. See ongi väga tore. Mina mõtlesin, minul on see sõna, et miks see sina, naine ja siis järgmine sõna oleks seal särav. Nagu selline nagu elu särav. Elujanu. Ja üldse seda, enne kõike seda juba, mõtlesin, mis ajast nagu sa minu teadus oled, et juba enne seda nagu sa ütlesid, olmepornot. Enne seda olmepornot kõike, et juba siis see ikkagi, mis me oleme ka rääkinud, et on see, et me näeme, kuidas seda öelda, et me näeme inimesest teatud osa ja teinekord, kui mulle öeldakse, et Sandra, sa oled väga inspireeriv eeskuju, siis tegelikult ju ei ole see, et need inimesed tahavad elada täpselt sellist elu nagu mina, vaevalt neist paljud torupilli tahavad mängida, on ju. Hästi palju harjutada. Hästi palju harjutada. Aga mida nad näevad, on see mingi energia. Ja see on minu jaoks see mingi siuke sära või mingi elujõud sinus on see vist. See on väga tore, seda ma võtan väga nagu aitäh. Ja see jääb nagu see on minu jaoks väga oluline, tõesti väga oluline eksisteerima. Nagu see, et kuidas ma eksisteerin, ma võiksingi eksisteerida niimoodi, et ma nagu olengi särav ja positiivne ja nagu ka selles mõttes inspireeriv on ju võib-olla. Aga jah, et see kindlasti ei kehti kõikide naiste kohta. Enamus naiste jaoks see olme on ka üli nagu, see on nii lahe. Nagu, et me saame siin sättida ja teha ja see on süüa ja koristan. Et osade naiste jaoks see on ju, see ongi, ma ei oska keelda, armastuse ja väljendus ja viis ja nagu elu elamise viis. Minu jaoks kuidagi on see koormav ikkagi. Ja ma tean, et ma ei ole üksinda. Mina olen sinuga samas paadis. Ma tean veel nüüd, kes on nagu, kelle jaoks see lihtsalt nagu on koormav, aga kuidagi peab ka sellega hakkama saama, sellepärast, et me ju soovime ikkagi elada nii-öelda naistena, meil on lapsed, on ju, me tahame seda, on ju, me tahame seda kõike, aga lihtsalt see on keeruline. Aga mul läheb mõte kohe selliste ühiskondlike mingite normide, ootuste, standardite peale, et mulle tundub, et näiteks täna on nagu keeruline olla naine, või kui ma mõtlen kas või inimeste peale, et mis need mured on või Sandra, võtta eile sinuga korraks põrgatasime, et ma kuidagi ütlesin Sandrale, et huvitav saade tuleb, see praegune, et mina kui spetsialist, mida mul siin, mis ongi, et me seal psühholoogia instituudis, me ei räägi sellest, et kuidas defineerida nagu naist otseselt, on ju. Ja siis Sandra kuidagi ütles, et võib-olla, et mis on see põhilised väljakutsed, on ju. Ja naistel ja mulle ikkagi tundub see ootuste teema, et me peaksime suutma nagu, kõigepealt me peame mega head välja nägema, on ju, selle jaoks me peame tegema hästi palju trenni kogu aeg, hästi tervislikult sööma, alati olema kuidagi sätitud, paigas, on ju, samal ajal me peame ikkagi tegema karjääri, sest ambitsioon on väga-väga tähtis, on ju, siis kindlasti me peame olema majanduslikult sõltumatud, sellepärast, seda teavad ju iga naine teab, et see ei tohi olla nagu sõltuv ja oma raha peab olema ja palju peab olema, on ju, ja tegelikult kindlasti pead sa olema ema, sest kui sul lapsi ei ole, siis mis naine sa ka oled, on ju,
ja kui sul need lapsed on, siis sa kindlalt pead olema nagu väga eeskujulik ema, need lapsed peavad olema alati hoitud, kunagi ei nuta, kunagi ei jonni, mega ilusti riides, söövad ainult ökotoitu. Ekraanides ei ole, liiguvad väga palju õues, Montessori värgid, arendavad mängud, on ju, loevad, kirjutavad 3-aastaselt ja siis selle juures sa pead olema ka väga hea eeskuju, pluss meil ikkagi paarisuhe, sest sa pead kindlasti neid lapsi kasvatama koos bioloogilise isaga, on ju, sest muidu sa ei ole ka päris õige naine, kui nagu lahku lähed ja siis sa pead ju paari suhtes olema ka nagu eeskujulik oma, sest lapsed ju näevad, on ju. Ja mees peab olema rahul, sa pead olema mehele hea naine, ja jada, on ju. See on lihtsalt kohutav. Aga see on tõsi. No, ja sind kuulates on ju, kogu aeg püüdleme ju, kogu aeg. Sealt tuligi mul see nagu see mõte on ju, kuulates ka seda praegu, seda arutelu, et kas seda tasakaalu üldse, mul natuke kõlab on, et on see olme justkui, mis nagu peaks olema ja natuke ju tahaks ka, et oleks, et see annab nagu mingil määral seda sisu on ju, ja seotust ja seda poolt tahaks ju pere ja lapsi ja kõike seda majapidamist ja koera, aga samas tahaks ise ka olla, on ju, see, kes ma tahan olla kõigi nende normide keskel, et kas seda tasakaalu on võimalik leida? See, ma arvan, see võitlus ongi väga raske nagu, et mis hetkel sa siis nagu või millest sa siis lendled, on küsimus nagu. Ja tegelikult naine peab ju olema justkui nagu selline kergus on ju, et nagu ma ei tea. Samas see kõik võiks olla hästi lihtne ka. Ja. Ärkad hommikul üles ja juba hakkad nagu. Jah, aga see on ka nagu see on kõik ikkagi nagu trenn. Ma arvan lõppkokku võttes isegi nagu see nagu naiseks saamine või kasvamine on trenn, eriti kui sul tuleb see olme nagu mängu. Et alguses võib-olla ei oska ja siis ikkagi harjutad ja saad natukene paremaks kogu aeg. Aga lõppkokku võttes ikkagi iga inimene on, ma arvan, oma moodi ja eksisteerib erinevatel kuidagi ma ei oska öelda, erinevas süsteemis. Et ei ole niimoodi, et kõik on sama puuga saab lüüa kõiki naisi. Aga kas näiteks sinu ja sa ütlesid, et see olme vahel on kuidagi nagu raske või väsitav, et sina ei ole see, kes nagu ainult sellest kuidagi elaks? Et ei tahaks nagu... Ma tahaks olla nagu see Coco Chanel. Minu meelest oli tema, kes elas selles mingis hotellis seal kuskil üleval korrusel oma viimased aastad lihtsalt hotellitoas. Sest et tegi mingid mõttetegevust seal arendas, sest et lihtsalt ta ei tahtnud tegeleda sellega. Ma arvan, et mulle tegelikult sobib see. Just tahtsin küsida, et mis et mis sulle annab siis selle, et sa saad kuidagi nagu lennata või nagu, et vaata, et ma saan nagu mõnusalt olla, võt see naine, kes ma nagu tahaks olla. Ei teagi, otsin. Praegu see rahu otsin, see on see, milleni ma nagu tahan jõuda, aga ma hetkel täna, kui sa küsid, siis ma ei ole veel jõudnud sinna. Äkki sa peaks 9 võtma selle hotelli, vaatama, kas see sobib vaata elama. No jaa, aga ma ei saa ikkagi ju, ma ei saa seda. Ei tõesti, see tuleb enda jaoks, mis asi see on ja paika loksutada ja kui me käime ju nii erinevaid etappe ka läbi naisena, et kui ongi see soov, et saada lapsi ja siis see nagu väikelastega elu ja siis see kõik muutub, on ju. Et mina näiteks ütlen, et kuidas seda leida, siis minu jaoks väga sobib see, et lapsed on nädal, on ju. Ma mõtlesin selle peale ka hommikul. See tõesti sobib ja ma käisin ühe sõbraga, meessoost sõbraga käisin, kes on suhtes väike laps, käisin hommikust söömast ja rääkisime. Ta ütles, et tead, et ta on mõtelnud sellele, et ta väga armastab oma naist aga tegelikult, et kui pakuks üks variandi välja et aga kus siis see nagu ühisosa aga tõesti see minule väga sobib, et ma olen palju rohkem kohal oma lastega, kui on see minu nädal, ma võtan vähem tööasju, mul on energiat, mul on tahtsimist, viitsimist tegeleda, võistelda ekraanidega, teha kõike seda on ja siis sul tuleb see nii-öelda nagu oma nädal, kus sa saadki rohkem lennelda ja teha neid valikud, et ma lähen, teen seda, käin seal, samas minu jaoks nagu on hästi oluline üldse mina hakkasin täna hommikul, kui ma käisin jooksma mõtlema selle, et aga mis vahet on seal, et kas sa oled naine või mis on need nagu väärtused, mida ma hindan inimestes, et need tegelikult on samad nagu meestes ka on ju. Et ei ole nagu ei saa eraldada, vaat naistes ma hindan seda, aga meestes ma hindan seda. Et minu jaoks näiteks on eneseteostus väga vajalik ja ma tunnengi, et sellena ma tunnen ennast nagu inimesena lihtsalt juba paremini, et kas nüüd naisena. Minul on täpselt sama. Et ja see mulle
super hästi sobib see nädal ja nädal. Ja ma mõtlesin ka oma suhtlusringkonda, mõtlesin nende peale, kellel on selline süsteem ja mulle tundub, et nendel on nagu hästi. Versus kui ei ole, ongi 100% kogu aeg. No väga raske, et minul on ka sõprusringkonnas neid veel nagu täitsa üksikemasid, kes on 3 lapse koos ja ta on kogu aeg koos, et kui meil on ka siin olnud nüüd viimasel ajal on läinud ka nii, et 2 nädalat, et siis see on ka korraks on siuke, et pühapäev, tavaliselt nad esmaspäeval lähevad isaga ja siis on, oota, nad on veel nädal aega. Ja siis sellest ma tegin, aga mõtle, et kui sa oledki nagu üksik ema, et respekt kõikidele päriselt, noh, see on, et sa mingis mõttes, noh, sa ei saagi seda hingetõmbe pausi korraks on ja sul on vaja seda oma aega. Ja siis, no muidugi siis, kui ma olin veel abielus ja me kasutasime nii-öelda kooshoid kogu aeg lastega, siis me tegelikult hakkasime teadlikult seda tegema, et kui sul on 4 nädalavahetust kuus, siis 1 oli minu oma, võtsingi eemale, teine oli siis tema oma, siis oli koos lastega nädalavahetus ja nii edasi, et üritasime seda nagu balanssi leida, et sa saaks seda oma aega ka. Jah, aga sina oledki alati hea nendes süsteemides. No, kas see oli hea, et see on ikka planeerimine jälle, noh. Et siis sa pead mõtlema, okei, et kus nad siis jäävad, et sa pead nagu, mulle ütles üks 3 lapse ema, ütles, et tead, et aga ma pean siis mõtlema, kuhu need 3 last panna, lapsehoidja, et see on minu jaoks väsitavam kui see, et noh, ma jätan siis minemata. Et eks see on nagu see süsteemi leidmine ja jällegi ma ütlen, mõnele väga meeldib see, et ta ongi selles ema rollis, see teebki temast selle võib-olla naise on ja inimese, kes ta tahab olla. On ju. Ja kui paljud naised ütlevad seda, et ma tahan olla lastega, ma ei taha neist eemale, mul ei ole vaja seda üksinda olemise aega, aga näiteks keegi võiks selle olma mu pealt maha võtta. Et mind ei väsita lapsed, aga mind väsitab see koristamine, see, et mis me jälle süüa teeme, et see on see, mis nagu häirib. Et ma isegi oma ema pealt päris palju olen nagu tagasi vaadanud tema elu peale ja tema, noh, ta oli ka tegelikult üli lavaline inimene, tantsis ja kui ta lõpuks oli oma surivoodil, siis me nagu rääkisime ja siis ma küsisin, et millal sa olid kõige õnnelikum oma elus ja siis ta ütles, et siis, kui ma tantsisin. Et ta ütles, et siis ma nagu lendlesin, siis ma olin nagu kõige kergem, siis oli nagu polnud midagi, aga nagu minu pildis on ta kogu aeg tassin neid toidukotte on ju mäest alla pimedas talvel niimoodi ja siis teinud neid kooreklopsusid siin on ju elu eest ja noh, see päriselt nagu mõjutab ikkagi seda naise, ma ei tea, mingit sisekliimat ikka väga. Muidugi see kohustus ja see vastutus ja mulle tundub, ega me ka nagu võtame seda rohkem, võib-olla see ongi naiselik nagu selline nagu olemise vorm, et me kuidagi vastutame mingite asjadest rohkem, et aga, ja meile võib-olla meeldib ka, on ju, et aga sellest peab kuidagi viisi puhka, mulle tundub. Me harjume ära jälle sellega. Viskan provokatiivse küsimuse. Mille poolest ja kas siis on naised ja mehed erinevad? Kui me võtame igasuguse füsioloogia pildist välja? Siin viskan kohe selle küsimuse tagasi meie spetsialistile. Ehk siis külalisele, kes on kutsutud. Kes on nädalaid mõtet sellele. Ma ei tea, aga selles mõttes, et ega meestel ka kerge pole, ma ütlen. Nõus. Päriselt ei ole ja minu meelest nagu mida aeg edasi, seda keerulisemaks neil läheb, sellepärast, et nad ei räägi oma vahel nagu meie siin naistega. Või nagu, et naistel on need sõbrannad. Minu meelest see on nagu lihtsalt naiseks olemise juures kõige ägedam asi, kui sa leiad endale need lähedased sõbrannad, kes lihtsalt võivadki sind lõpmatult kuulata, põrgatada, kaasa mõelda ja nagu surfavad sinuga läbi selle elu. See on nii, noh, ma olen lihtsalt kogu aeg mõtlen, kui tänulik ma olen oma nendele lähedastele. Aga meestel nagu neid lähedasi selliseid sõprussuhteid või see, et kuidas sa saad neid mõtteid nii-öelda ritta seada enda jaoks. Et see on väga raske. Nad ei ole, noh, see võib-olla ei olegi nende jaoks, ma ei tea, bioloogiliselt omane, noh, rääkida võib-olla. Et võib-olla kui ta hakkabki oma sõpradega rääkima päris mingitel elulistel teemadel, siis see teeb teda kuidagi nõrgaks, kuidagi, noh, tema mingisugune sisekosmos ongi nagu mingi võbeleb ja see pole ju mehine, on ju. Ja siis ta ei saagi seda teha, et võib-olla noh, temal ongi ka see eneseteostus on ju meestel see kõige tähtsam.
ma arvan. Kas see on või on see jälle ühiskonna poolt nagu? Ma arvan, et on. Et sama, mis on nagu naistel on see, et aga sulle peab see ema roll meeldima, et sa oled ju emaks sündinud ja minule ei meeldinud rase olla. Mulle ei meeldinud need esimesed ja see oli õnnu ka on ja, aga ma praegu naudin palju rohkem seda, kus nad on 7 ja 4 versus see, et see 3 kuune, keda ma tõstan ühest kohast teisi. Ja see oli raske, et raske, aga see ka kuidagi, mina ei olnud õnnis rase ja õnnis beebiga ema, on ju. Et kuigi nagu, ja siis tuled ka veits süüdi, et miks ma siis ei ole nii, miks ma ei lendle rasetana ringi, sest ma olen 25 kilo raskem ja ringelt sitt on olla nagu, mida ma lendan siin, magada ei saa, jalad on paistes, on ju. Et natukene nagu see, et kas see meestel on ka, et võib-olla mõni meest tahaks just lastega olla, ta tahaks just isana ennast. Aga ma arvan, et see ikkagi olenebki see, kelle sa endale naiseks siis valid või kes naine sind valib ja kas sa lubad ennast valida. See on väga huvitav ka, et arvatakse või meie arvame seda, et ikkagi mees peab tegema selle esimese liigutuse, et siis on ikka õige. No mina ei tea, see ei pruugi alati niimoodi töötada, et tegelikult kui naine näeb kelleski nagu potentsiaali, siis ta võib vabalt ju selle ise nii-öelda valida ja siis on ju väga tore, kui sa leiad endale sellise kaaslase, kellega sa saad rääkida, kui sul ei ole neid sõpru, on ju. Sest tegelikult meestel on ju ka vaja, ma ei oska öelda nagu ennast selgusele jõuda või mis iganes mured neil on, et kui need jäävadki nagu lahendamata, siis see kuskil kõik istub. Nagu ma rääkisin oma ühe sõbraga alles hiljuti üle laua ja siis ta ütles, et et mul on ka, et palju nagu mures, aga need on kõik maetud sinna alla kuskile või nagu ära peidetud. Lähme edasi ja. Lähme edasi, aga tegelikult need on peidetud sinna ja need nagu söövad ju seest ikkagi. Et ma ei oska öelda, tegelikult tahaks ikka neid avatud suhtlust ja sellist nagu põrgatamist, ma arvan, mehed samamoodi. Aga mulle tundub, et see tuleb küll väikeste sammudega, aga nagu natukene rohkem, et olles siin ise viimasel ajal töötanud koos ka nooremate inimestega, siis on neid mehi, kes julgevad rääkida, julgevad avada ja sõpruskondi ka. Ma ikkagi tean neid meeste punte ka, kes ikka tegelikult räägivad ja kes ei ole nii, et lähme koos jooma lihtsalt. Aga mina kogu aeg jälgin, väga tore ongi, äkki ongi, et noorem generatsioon, äkki nad ongi juba targemad ja oskavad nagu seda kõike rääkida, sest ikkagi kui palju me näeme eluheidikuid on ju. Keegi just tegi selle mingisuguseks ema sõitis lapsega kooli trammiga ja siis tegi lihtsalt reportaaži kõikidest nendest tegelikult suht noortest meestest, kes istuvad trammipeatustest ja joovad lihtsalt on ju. Ja siis mõtled, et kuidas see saab nii olla? Okei, et võib-olla on töö kaotanud ja niimoodi, aga tegelikult on võimalik ju, kui sa õige inimesega satud rääkima või kuidagi, et saad nagu üle nendest mingitest momentidest, aga ilmselt need on inimesed, kes ei oska rääkida, ei oska avada ennast, ongi lukus ja siis ainult see nii-öelda alkohol või mis iganes see nagu matab selle kõik ära ja sa arvad, et sa saad ühe päeva niimoodi nagu mööda. Ühesõnaga ma ei tea. See on nagu karm teema, aga ma ikkagi vaatan kogu seda pilti, nagu suurt pilti kogu aeg. Teeme teise osa, mis küll nagu raamatuteemadega ei lähe, aga julgus olla mees. Et ei, aga see on oluline, et anda tegelikult, et miks ma olen ka siia tahtnud kutsuda mehi mingites osades ongi, et nad ka räägiks. Et tegelikult need samad teemad, et need ei puuduta ainult meid, on see teadmatus, on see ärevus, et sama inimestena jälle see puudutab kõike, me kõik maadleme mingite asjadega. Ka olme äkki. Ja ka olme, aga naistel on nagu normaalsem see, et ma räägingi oma sõbrannadega ja ma ütlen, et minu arust ka, et see ma saan aru, et see sõbrannad ja just naissõprade siis sõbrannad ongi roll, eriti viimastel aastatel just ka selle lahutuse kõige keerises olen ma aru saanud, kui oluline see on, sest mul on varasemalt olnud hästi palju meessoost sõpru, et sa töötad selles ringkonnas, sul ongi enamus mehi, mõned üksikud sõbrannad on ja, aga nüüd ma saan aru, et issand, et kui vajalik see tegelikult on, et sul on häid ja ausaid ja selliseid, jah. Ja see on täiesti uskumatu, et kuidas nagu mul on näiteks õnnestunud ja ma arvan, et kõikidel on nagu oma kuidagi universumis need sõbrannad on ju, igalühel on omad teemad, aga minu omad on nagu minuga koos kasvanud. Ja me nagu räägime asjadest täitsa ühel keelel
mis tegelikult ei pruugi mingi teise naistegrupi teemad üldse olla. Et noh, need teemad võivad olla väga erinevad või noh, kui see läbi mis prisma sa räägid oma sõbrannadega. Aga mul on kuidagi nagu juhtunud niimoodi, et me oleme lihtsalt nagu noh, kuidagi üks kosmos on meil nagu, ma ei oska öelda, milles me orienteerume ja see on hästi mõnus. Jah. Tore. Kui me rääkisime nagu naiseks olemise valudest, mis need rõõmud on? Kas on üldse midagi toredat siin? Minu meelest on väga lahe naine olla, aga jälle ma ei kuule mõtlema, et kas seal tegelikult on nagu vahet. Noh, mees oleks ilmselt ka tore olla, aga ja et mis need tingimata erinevused on, et no ma ei mõtle sedama, noh, mingid emotsionaalsus ja sama, et just kui õigus rääkida mingitest teemadest või olla kuidagi emotsionaalsem või olla kuidagi küsida abi või, aga need on tegelikult ju meestel ka. Aga ma ei tea, kuidas teile tundub või sellel nagu meestel on ikkagi rohkem mingid sellised standardeid ilmselt nende teemade peal. Vahel on just väga mõnus olla selline nagu ma ei tea, kas te olete näiteks kunagi läinud autoremondi töökotta niimoodi, et enne teed juuksed lahti ja lähed sinna nagu töökotta ja siis on mingi, et midagi juhtus, ma ei tea, appi või mingi ehitusvoodi. Vabandust, kas te saaksite aidata? Ma tõesti ei tea nagu. Ja siis mees tuleb ja ta saab olla nii mehelik mees tulla, päästa printsessi. Aga nad tahavadki. Nii tahavad tulla ja see on nii tooli, siis on nii mõnus olla see naine. Ma tõesti ei tea ja ma ei oska. Ma tegin seda alles paar kuud tagasi. Ma käisin, aitäh, Volvo Tartu esindus mehed. Ja siis mul oli seal midagi viga ja siis ma tahtsin nagu konksule panna kuidagi seda rattaraami ja siis nad ütlesid, no jah, et aga siis sul on vaja see tellida uus nagu numbrimärk, lisamärk on ja siis ma saan, huvitav, kus seda tellitakse. Nagu sa ei saaks guugeldada aine, siis oota, ma aitan sind siin arvutis ära teha, siis üks tegeles sellega, siis oli siuke, et aga üks vahejupp on puudu ja seda saab hoopis teisest poes, siis ma käin ära, toon ära. Ja see oli nii tore. Et muidugi ma oleks saanud kõige nende asjadega nagu ise ka järgemööda tegeleda, aga siis mingi hetk on natukene nagu tore ka, et keegi hoolitseb su eest. Ja samal ajal, ma ei tea, kuidas teiega, aga mina olen ikka pidanud täiega õppima seda. Mul on ikka nii palju sees ja see on puhtalt olnud kodust ja seal on oma väärtus. Ma mõnes mõttes ka väga hindan seda, et olla iseseisev, pead ise hakkama saama ja ise teed ja ise vastutad ja saangi. Ja tegelikult ongi võingi teha ise. Aga see oskus või see julgus ka öelda vahepeal, et aga ma ei taha praegu ise. Kallis, palun tule appi. Praegu ma ei jaksa või ma nagu täiega tahaks, et see teeks. Ja nii, näpselt nagu sa ütled, nii mõnus hoitud tunne on, kui siis see suur ja tugev mees tuleb ja teeb. Minul on see probleem näiteks jällegi, et ma olen üli iseseisev. Meil on sama probleem. Et ma ei tahagi ja ma ei taha olla sõltuv kellestki ja ma teen ise, okei, seal Volvo esindus. See tekib mingi nõrkuse tunne tekib, on ju, et ma ei ole ju nõrk ometigi. Et ma saan kõigega ise hakkama, et täiesti see ja siis kuidagi keegi ütles mulle ka, et oh my god, et aga sa saad aru, et see on probleem tegelikult. Ja, aga mina täitsa ausalt, ma ikka väga teadlikult endast treenisin seda ja sõnastasin seda ümber, et kumbki äärmus ei ole hea. Ei ole ka hea olla, et issa ma ei saa ja ma ei oska ja appi on ju, aga ma ikkagi väga selgelt nägin, kuidas ka minu selline hüperiseseisvus nagu lõhkus tegelikult mingid suhteid. See tegelikult nagu tegi mulle karuteene. Vaata nüüd, ja just see, praegu me õpime. Oota, aga mida sa siis, me mõlemad tahaks teada, et mida sa tegid siis? Kas juba see lahti mõtestamine, et näiteks endale päriselt õpetada seda mõtteviisi, et ma saan ise, aga ma ei pea. Kui on väga vaja, ma tean, et ma saan, aga kas ma pean? Kas on vajalik? Aga siis ma annan nagu oma selle ära nagu sellise jõu või selle, et ikkagi ma ei sõltu kellestki. Aga see ei sõltu ju ka... Kui see on sinu enda valik nagu, et paluda lihtsalt abi. Jah, et kui kõik asjad lähevad nagu pekki ja ma ei tea, suhted kaavad ja see mees sealt kaob, küll sa saad. Selles mõttes sa ju... see võimekus jääb sulle ju alles. Et sa saad hakkama. Aga mulle tundub, et näiteks ka suhete kontekstis on, et see täiesti isiklik kogemus on see, et kui on kogu aeg see, et ise teen, ise saan, mina saan, on ju, küll ma teen, ei ole vaja, teen ise, siis lõpuks nagu sa kastreerid ära selle mehena. Et tal, ja mul on täiesti, ja päriselt mul on see
tervitan siinkohal endist kaaslast, kes tegelikult ütles nii toredasti ja nii ausalt minu meelest ja see on siiamaani minuga, et mäletan, kui me veel koos olime, ta ütles, et tead, et kui ma peaksin valima mingi asja, mida nagu muuta, siis ma võtaks ära selle, saan ise. Ja just sellepärast, et seal kõrval tal teeks nii abitu tunne endal, sest ta tegelikult tahaks ju ka mingit rolli, ta tahaks ka keegi olla. Ta tahaks ka, et tal on nagu, et see on võrdne, et see kooselu ja koosolemine on nagu võrdselt jagatud. Aga kui mina olen kogu aeg seal selline, et mina saan, mul on juba ammu tehtud, ammu organiseeritud, kõik läbi mõeldud, kõik korraldatud, mina ütlen, kuidas käib, mul ei ole sind vaja. Siis kes see paari suhtes tahaks kogeda ja tunda, et teda ei ole nagu vaja. No jaa, aga kui ma saan asjad ise kiiremini tehtud ja ma ei pea nagu ootama kellegi järgi ja siis on juba nagu Ei, aga ma arvan, et see oli mingi oluline koht siin. Oota. Ma arvan, et sa lõikad selles klipis täpselt selle väikese... Välja, kusib ära selle. Ei, sa paned selle ekstra sinna nagu, ma tean. Aga ei, et ma saan nagu... See on oluline. Et ma pean hakkama siis mängima siukest, tee see ära, ma annan sulle ka rolli või? Okei, aga kas sa päriselt tahad teha kogu seda olmeporri või? Kurat küll, ma ütlen viisaka, kurat küll, tule mõtle siis ise, tule tee ära, nagu mis ma ütlema pean sulle või? No, aga oleneb võib-olla kellega sa räägid ka ikkagi. Oleneb kellega ja millest. Näiteks minul küll nii palju, seda sama olmeporri on selline, ma ei taha tegeleda sellega. Ma ei viitsi, see tuleb liiga palju. Ma ei taha tegeleda mingi muruniidukiga või mingisuguse, ma ei tea, mingi vastik, Ja isegi ka mingisugused jutumärkides, kes videot ei vaata, et naiste tööd, nagu mingi, ma ei taha kogu aeg 24/7 tegeleda sellega, et mis me süüa teeme või mingid, ma ei taha. Ja mingid koduülesanded näiteks, mingid asju ma teen hea meelega ja teised on sellised, et nagu, ma ei viitsi, Et siis need asjad, sina või saanud selle peale. Aga nii on, et minu meelest, aga mingid asjad nagu, vahel tuleb välja, et kui me räägime sellest, siis tegelikult kaaslane ütleb, et talle pole see mingi probleem. Ja mingid asjad, mis ta tema üldse ei viitsi teha, on mulle jumal okeid. Ja nii mõnus on see, kui me saame jagada. See on huvitav, et tegelikult lõppkogus ei olegi vahet, kas sa oled mees või naine. Et nagu ühele meeldib ühtsid asjad teha ja teine teisi ja siis kuidagi, et koos tegelikult võiks ju olla tugevam. Kui palju on neid mehi, kellele meeldib süüa teha näiteks? Tegelikult on ju. Just. Et see võiks olla nagu eesmärk. Et tugevused nii-öelda liita. Siis on ju, saad olla topelt tugev. Just. Et see ongi nii-öelda see koos olemise võib-olla ikkagi see point. Või et või et kui koos midagi teha, see oleks nagu topelt lõpus. Ja kui ma mingil hetkel ise, ka tulles sealt, et ikka nagu super ise peab saama kõiki maailma asju, on ju. Et kui mingil hetkel said aru, et issand, et kui ma saan päriselt ära anda, et ma nagu, et ma ei pea, kui vaja, küll ma siis remondin ja teen ja mõtlen, sõidan nende mingite teerullidega, mida ma olen teinud nagu traktoreid. Ühesõnaga, aga ma ei pea tegema mingeid asju. Ja nii mõnus. Mõtle, kui palju aega mul üle jääb, et teha neid asju, mis ma tahan teha. Ma ei pea tegelema mingi jamaga. See on see, kuhu ma kasutad ära. Sest et see on naiselik. See on naiselik kavalus. See on naiselik kavalus. Seda, mida sa tahad teha. Sest et siis mees vaatab ka, et oi, vaata, ta lendleb täiesti. Nagu... Ja siis ongi ju win-win. Mulle lihtsalt meenus sellega super iseseisvuseks, et mingi aasta tagasi ma astusin autost välja ja toreda noormehega olin selle, siis ta tahtis hakata mulle mantlit või jopet või mantlit selga aitama. Ja, ta võttis selle, mina olin, mis te võttis käest ära. Ja siis ta vaatas mind, ütles, et okei, nagu, ja siis hakkas nagu rääkima, ma ei tea, mis aitanud, ma ei saa ise mantlit selga või? Ja siis ta ütles, kas sa saad, ta ütles nii ilusti veel, et kas saad aru, et asi ei ole selles, vaid see on minu võimalus sind korraks nagu kallistada. Ja see on ju näiteks kingituste puhul, minu meelest nii tore on teha näiteks kingituste. Hakkasid ikkagi ise otsustama. Mis sina kallistad? Mina ütlen, kui sa kallistan. Ma kallistan paremini üldsegi. Pärast ma arvan, meile tuleb meilile mõlemad tuleb analüüs. Lootusetud. Saan aru, miks sa vallaline oled. Ja. Ei, ma saan aru lihtsalt nüüd. Oota, ma tahtsin küsida ühe küsimuse, et mis teeb naised, mis on need võib-olla näiteks, mida sina hindad teises naises, kui sa vaatad, et see on see
suure tähega naine, et mis on need võib-olla omadused? Mida mina hindan? Jah, mida sina hindad just, jah? Et need on kindlasti erinevad asjad, mis meie jaoks teevad, et... No mul on ikkagi see eneseväljenduse asi, mida ma hindan ja noh, need naised, kellele ma alt üles justkui vaatan, kelle moodi ma tahan olla, nad kõik on nagu ikkagi nagu tegijad naised. Noh, et kes nagu maailmas tekitavad muutusi. Noh, mingisuguseid või nagu annavad panuse või nagu see on nagu see naine tegelikult, kes ma tahan olla. Ja mis tal veel on? Noh, tal on hea huumorisoon üldiselt ja kuidagi oskab võib-olla rasketes asjades ka nagu näha seda elulisust sellest nagu raskuseski või kuidagi noh, surfata läbi selle kuidagi. Et võib-olla see on see, mis ma vaatan, mis naised mulle nagu endale sümpatiseerivad. Et võib-olla jah, see sama raskus või see mingi olmelisus ja see on tegelikult see, mida ma lõpuks ise ka hindan, et kes kuidas millega hakkama saab raskete otsuste langetamisega näiteks, mis tunduvad võib-olla su, ma ei tea, perele, ühiskonnale nagu valed, justkui need otsused, mis sa oled teinud, sest et justkui nagu ju kõik oli okei, aga su sees on mingisugune hääl, mis ütleb, et sa ei saa niimoodi, sa pead tegema enda nii-öelda selle südame häälele vastavalt mingisuguseid asju. Siis lõppkokkuvõttes, kui see naine on suutnud need sammud teha, siis minu jaoks ta ongi nagu tõusnud jälle naisena kuskile kõrgemale, ehk siis ta kuulab oma südame häält ja läheb selle järjele. Lahes kohe alguses kasutasid sõna eneseväljendus minu meelest ja ma ise mõtlesin peas korraks, kuna ma kohe ei teadnud, kelle poole sa pöördud, ma pean ju olema valmis kogu aeg sõna. Ja mul tuli kohe esimese hooga spontaanselt pähe, et naine, kes kuidagi julgeb ennast väljendada ja ma isegi mõtlesin seda, et üks asi nagu sõnades ja ka tegudes, aga ka näiteks nagu vahel, mõni naine tänavapildis paistab silma. Ta ei ole midagi öelnud, ma ei ole temaga rääkinud, ma ei tea ta kohta mitte midagi, aga kuidagi, et nagu kuidagi ta jääb nagu silma kui nagu naine nagu suure tähega. Ja ehk siis ka väljendada ennast kuidagi nagu võib-olla oma välimuses, riietuses, olekus, ka seda julgust olla nagu autentselt see, kes ma olen, sest ma arvan, et me ka ma arvan, et naiste puhul näiteks seda just välimuse teemat on ju rohkem kui meeste ikkagi. Ja ma arvan, et kõiki naisi puudutab ka see, et mida ma kannan ja kuidas ma olen ja mingid soengud, mingid asjad ja see on osa elust, ükskõik kuidas me seda siis kasutame. Ja mulle tundub, et ka seal näiteks me vahel kipume ennast piirama ja mõtleme, et kuidas on õige ja kuidas oleks kombekas ja mida sobib ja mida ei sobi ja juba mingid sellised asjad ja julgus ennast väljendada nagu igas mõttes. Ja see on üks huvitav teema. Enne kui ma siia jälle tulin täna, ma mõtlesin, ma pean minema poodi ja ostma endale naiseliku kleidi. Eile õhtul käisin Viru keskuses, vaatasin kõik üle, jätsin oma selle näpujälje peale, et kui ma ikkagi tulen siia rääkima teemal naine, siis peab olema kõik nagu läbi mõeldud ja siis ma pean olema mingisugusest teatud mingis asjas. No lõpuks ma ei ostnud midagi, sest et ma ei suuda osta midagi viimasel ajal, aga ma tegelikult tahan küll jõuda tagasi sinna kohta, kus ma olin a la teismelisena. Ma arvan, et ma olin nagu oma parimas flows 18-aastaselt on ju. Ja natukene enne seda ka, kus ma olin nagu täielikult mina ise ja ma tean, et ma nagu, mulle meeldis käia teatud moodi riides, mul olid mingisugused nagu mingid sümbolid, mingisugused, ma ei tea, ruudulised riided, mingid üleni, mingi barett oli, mingid pikad saapad olid, ma olin nagu keskkooli ajal selline, mind üldse ei huvitanud, mida keegi arvas sellest. Isegi kui mulle mingid tüübid seal meeldisid seal keskkoolis, siis ma nagu üldse ei mõelnud, et see, mis mul seljas on, nemad peaksid midagi sellest arvama. Mulle lihtsalt meeldis käia nii, sest et mu ema umbes õmbles kodus on ju kogu aeg ja umbes mul olid Kanada sugulased, kes saatsid mulle mingid neon
asjadega, särke on ju. Et ma tegelikult, mulle meeldis ennast nii-öelda riietuses ka väljendada väga. Aga ma mingil hetkel nagu kaotasin selle täiesti ära. Ma muutusin täiesti selliseks mururoheliseks mingisuguseks nähtamatuks ükseks, kes lihtsalt blendib in selle, ma ei tea, loodusega. Aga ma tunnen, et see on nagu mingi nagu osa minust, mis lihtsalt tahab uuesti nagu ärgata. Ehk ma võib-olla siis ärkan varsti sellega. Ma olen teiega nõus ja kõik, mis te ütlesite ja minu arust on ka see nagu julgus olla omamoodi. Millest ka meil tuleb veel üks osa eraldi, aga julgus olla omamoodi selline nagu sa oled, et see ei tähenda kuidagi midagi jällegi seda, et nagu pahatahtlik on ja et tahtlikult kellegile, ma ei tea, oma sõnadega või et ma nüüd räuskan ringi on ja, aga see, et mida mulle tundub ka, et teiste inimeste puhul, keda me hindame või kes on inspireerivad, me tegelikult hindame seda, et nad julgevad, nagu sa ütlesid, nad julgevad öelda, nad julgevad teha see eneseteostus, nad teevad midagi, vigu ka ja nad kõigutavad midagi siin maailmas, sest nad ei lähe sama rada, mis on öeldud, vaat sa pead selline olema, sa pead nii tegema. Isegi need inimesed, kes sind nagu kõige rohkem armastavad, ütlevad, et äkki see ei ole õige. Kui sa ise tunned, et see on õige, siis nii on õige. Just. Ja see ei tähenda, et see peakski, et teised tahavad samu asju teha, vaid see, et sa... Ja võib-olla see õige ongi see, et täpselt, et sa tahad kuskil olla, kanda neid sitsilisi, satsilisi kleite, olla küpsetada ise leiba, olla maad, mis on, ma saan aru, uus trend. Et olla 5 lapsega kodus ja see ongi väga okei. Ja mõni tahab olla tippjuht ja riietus selleks, kanda pintsakat ja nii edasi. Et see mingi enesekindlus seal juures, et sa tead, et jah, see on õige, ma ei tee seda teiste jaoks, ma ei tee seda, et ma pean nüüd näitama, ma olen nii eriline, et minul on ka sellised perioode olnud, aga et kui sa lõpuks kuidagi maandud sinna sisse, et oota, aga milline naine ma tahan olla? Okei, ma tahan selline, milline ema ma tahan olla näiteks või milline sõbranna ma tahan olla. See on väga hea lause tegelikult, seda võiks kogu aeg nagu küsida, siis ma arvan, et see annab jälle mingi nagu paneb fookuse õigesse kohta. Ja vähem seda võrdlemist on sest ma mõtlen, näete, teeb seda, ma peaks ka seda tegema ja tegelikult ei pea, et kuidas nagu milline sina tahad olla, kuidas sina tahad elada, et ja ka see teistele täpselt meeldimine, et vot, aga meestele meeldivad sellised naised. Ei ole tegelikult, kui sa mõtled, et mis me räägime neist omadussõnadest, te tegelikult tahad meeste puhul ka. Millised mehi teie näiteks vaatate, see sama eneseteostus. Mina küll, kui sa rääkisid, siis ma mõtlesin paralleelselt, et täpselt samu asju ma hindan mehes ka. Tegelikult, jah. Ja see... Aga sa ei saa teha nagu vähem, kui sa oled, lihtsalt sellepärast, et äkki temale ma ei meeldi sellisena või et äkki nagu mõni mees arvab, et ma liiga palju mingi tahan korraldada. Siis juurde siis ei ole õige. Kui ta ei suuda nagu, ma ei oska öelda, tiivustada või näha seda siin sellisena nagu sa... Ja seega võib-olla näha ka enda neid vigu, et minu üks hea sõber ütleb, et sa oled kõige intensiivsem sõber, kes mul on. Mul oli kohe, mis mõttes? Istus, palun väga. Aga siis ma sain aru, et korra mõtlesin, et äkki ma peaks nagu tagaistama. Ma vahepeal tunnen seda, et ma olen astud ruumi ja siis on see on ja äkki ma peaks nagu olema natukene nagu, siis mõtlen, aga see ei ole mina. Et okei, et mingites olukorras ütelge, siis kuule praegu seda oli tõesti nagu võib-olla võtad rahulikumalt on ja siis okei on ja, aga kokkuvõttes see olengi mina, ma olen selline ja jäävad need inimesed, kelle see on okei. Ja ise ju valid ka neid inimesi, kes on sinu jaoks okei, meil ei meeldigi kõik on ju. Ja mulle tundub, et tegelikult mul tuleb see aususe sõna pähe, et kui me päriselt nagu oleme nagu ausad või nagu kuulame ennast või korraks, et mis tunne mul olla on, siis me tegelikult tunneme selle ära nagu kus on hea ja kus ei ole. Et kui me ikkagi paneme ennast mingitesse võõrastesse raamidesse, mingi võõrasse seltskonda näiteks, mul on küll olnud, et ma nagu justkui tundub, et mõistlikult, ma peaks ju nendega suhtlema ja peaks ju neid suhteid hoidma ja peaks ju siin olema, peaks ju läbi käima ja peaks ju nagu pingutama ja siis sa oled seal seltskonnas ja mingi kuidagi nagu ei saa aru, mida ma siin nagu kuidagi nagu ebamugav ja kuidagi nagu ei kõneta need teemad ja nagu ei oska hästi olla, aga kuidagi nagu ju peaks olema või riietusega näiteks. Mul on küll ka olnud mingi periood, kus ka ikka peaks ka mingid kleite kandma ja kingi kandma ja nagu naiselik olema on ju.
issand kui halvasti ma ennast kogu aeg tundsin, et nagu ma nagu peaks olema, sest siis äkki ju nagu meeldib, aga kuidagi nagu imelik ja nagu mingi kohmakas ja siis veel ka seda, et nüüd on mul tulnud seda olnud mingi aeg tagasi ka rohkem, et psühholoog on ju. Et peaks olema kuidagi siuke tõsiselt võetav ja nagu ma ei saaks ju, ma ei tea, mis ma mingi tatoveeringud või siis ma mingi sõidan rula või mingid surfan, käin mingite tossudega, et see ei ole ju nagu tõsiselt võetav või nagu mingid selliseid mõtteid tuleb pähe. No vähemalt ja sinna kampsun ja nagu vähemalt tänava peal veel pintsak on asi see, on ju, aga mul ikka mingid tossud jalas, et ma ikkagi peaks kuidagi on ju, et aga siis on ju jah, aga tegelikult see tunne on nagu vale, siis mulle tundub, et aga ma arvangi, et meie naistena, et me nagu võib-olla tahame ka rohkem võib-olla kuuluda ja olla et olemegi natukene vähem, et meil seda enesekindlust on vähem. Et vaadake see hea näide, et kui on töökuulutus, siis keskealine valge mees vaatab, et ma 5 asja 10 ei oska, suva, ma lähen ikka ja küsin veel kõrge palga. Naine vaatab, kuule, ma 1 asja väga hästi ei oska, ma ei hakka minema, ma niikuinii ei sobi sinna. Et ma arvan, see tuleb juba nagu ka ühiskonnas ja kõigest sellest kaasa, et mis naiste roll on olnud, on ju. Et aga mulle tundub ka, et pigem nagu naised nagu siis tõmbavad tagasi, et ma ei ütle seda, ma ei tea, ma ei hakka nii silma paistma, äkki mul ei olegi õigus. Jaa, see on põhivärk. Äkki minu arvamus ei ole ikka päris, sest meestel on ikkagi nagu, et mul oli üks olukord on nii hästi meelde jäänud, see juhtus aastaid tagasi. Aga nagu näide sellest, mis mul seostub ka siuke, et nagu vau, mis naine efektiga. See oli töökollektiivis ja tol ajal seal, mõtlen, kuidas see naiste kollektiiv, nagu meditsiinis kipub olema ja võrdlemisi hierarhiline süsteem ka. Ja ma tollal ma sattusin sellise punti, kus olid kamp naisi ja ikkagi nagu palju räägiti sellest, et mida keegi sööb ja kuidas keegi on ja mingid kaalud ja mingid asjad ja ikkagi välimus ja natuke siuke, et see peab ikka, et kuidagi, et pead nagu õigesti olema seal, on ju. Ja siis tuli üks meeskonna liige, väga lugupeetud nagu oma ala spetsialist, hilines hommikul, ilmus sinna siis kohale ja niimoodi pahvatas, et issand, teate, et eile õhtul olin seal diivani peal kodus ja jäin mingit filmi vaatama, mingit Netflixist, mingit binge-watchisin, mingit sarja poole ööni, sõin ära mingisugune, ma ei tea, mitu liitrit jäätis, panin vana Tallinna peale, issand, mul on nii halb nüüd olla, veitsamist pohmakas ka, nagu ma ei tea, ma umbes magada, ma ei saanud, on ju. Ja tuli niimoodi sinna ja niimoodi jagas täiesti ausalt seda, et läks veidi lappama. Ja esimese hooga mul käis sellest läbi, et issand, mis ta just ütles, ei ole võimalik. Et siin kuidagi nii nagu sobimata. Kuidas sa tunnid, jäätist, issand ja alkoholi või oh my god, on ju. Ja siis sekund hiljem mu peas oli, et vau, kui lahe. Kurat, kus on ikka julgust naisel nagu. Et ta lihtsalt tuleb, ütleb nii, et võt, naerad natuke enda üle, on ju. Ja nagu ausalt ütleb välja mingid asjad, mida me kõik teeme, me kõik vaatame sarju aeg-ajalt, me kõik sööme jäätist seal diivanil aeg-ajalt, olgem ausalt, me kõik tarbime vahel alkoholi, kes tarbib, kes mitte, aga selles mõttes, et see ei ole ju nagu mingisugune surmapatt, on ju. Et ja julgelt lihtsalt oli nagu purustas kõik need selle mulli nagu, mis seal kollektiivis natuke oli ehitatud, kuidas peab õigesti olema, on ju. Et olles ise nagu väga-väga lugupeetud nagu spetsialist. Et aga just see, et issand kui kihvt naine, võt ma tahaks ka niimoodi. Et oleks seda julgust nagu öelda välja nagu, nii nagu on. Olen selline, see ei tee mind kuidagi vähem väärtuslikuks, vähem naiseks, vähem spetsialistiks, nagu hull asi, kui ma eile seal jäätist sõin poole ööd nagu. Võib-olla on, siis läheb sinna nimekirjaga see, et julgus olla haavatav on ju. Et see ei tee meid nõrgaks. See on ka ja samamoodi nagu meeste puhul minu arust, et see julgeda olla haavatav. See on põhivärk, ma oleks võinud sellesse podcastiga tulla sinna. Mul seda haavatust üle, ma kirjutan uue raamatu ja siis. Nii, kuulge, aga meil hakkab aeg täis saama. Võtame ühe mõtte, võid ka 2 võtta. Külaline võib 2 võtta, me võtame ühe. Et mis sa tahaks, kui naine nüüd kuulab seda ja vaat, et mis mõtte tahaks kaasa anda? Võib-olla ise endale ka naisena.
ja julge tegutseda oma südame hääle järgi. Aga ma viskan kohe lisaküsimuse, tüüpiline. Viimane küsimus. 10. Aga kuidas ma tean, kuidas ma kuulen seda südame Vot häält? see on probleem. Selles olmepornos. No see vist oleneb inimesest, kus ta seda kuuleb ja kuidas. Aga tihtipeale ikkagi tuleb nagu jääda vaikseks, et sa seda kuuleksid. Ongi kas siis, ma ei tea, lähedki sinna joogasse või teed tseremooniale või kuskile loodusesse pargipingi peale ja lihtsalt istud ja kuulad. Ta räägib tegelikult midagi. Noh, see on täitsa kindel. Ja kõikidel midagi ju erinevat. Aga noh, raske on tegelikult alati selle järgi minna, sest et ongi, olme tuleb peale. Aga noh, kui vähemalt nagu väikeste sammukestega proovida liikuda sinna, siis on rohkem tõenäolisem, et su lõpuks mingi hing on rahul. Ja ma ei tea, mis teil on? Võib-olla see sama küsimus, et aeg-ajalt enda seest läbi lasta, et milline naine ma tahan olla ja miks mitte seda täitsa läbi kirjutada või kuidagi visualiseerida või kas või mõelda näiteks, kui kohe ei tule häid ideid, et millised naised mulle meeldivad või keda mulle meeldib näiteks jälgida või et milline on selline nagu just kui sellise nagu ideaalse mina või et missugune naine ma tahaksin olla, see selline ilus ideaal nagu pilt ja siis sealt jah, et mis sellest juba minust nagu on ja mis on need kohad, kus ma olen üritanud siis ennast nagu painutama hakata ja mida teha selle jaoks, et sinna tagasi saada. Ma võtan selle lõpust üle, et võib-olla jälgida ennast, et panna tähele, et mis olukordades ma vähendan ennast või teen väiksemaks või ei julge öelda asju või ülefunktsioneerin, et kus me hakkame ja mis on need hirmud, mis alt tegelikult üles peksavad, sest seal on mingi asi, me ei hakka lihtsalt suvalisest hetkest üle funktsioneerima või et võt nüüd ma lihtsalt ei räägi, et ikkagi lihtsalt ei lase seda mantlit endale selga panna. Lihtsalt ei lase. See ei ole kuidagi minu minevikuga seotud. Aga ühesõnaga, et jah, et vaata, aga mis see tuleb, võib-olla see on mingi eelmine kogemus, on ja võib-olla see on üldse, kuidas sinu peres suhtuti naistesse. Et kõik need, et natukene jälgida, et miks ma mingites olukordades võib-olla siis naisena tunnen, et ma ei tea, mis need standard asjad on, et nagu naised on nõrgemad ja emotsionaalsemad ja nende arvamus loeb vähem ja nii edasi, et miks meil tekivad, et kui meil juba endal tekivad naistena ja me laseme sellest nagu võitu saada, siis ongi keeruline, et jälgida seda ja vaadata, et aga okei, aga ma proovin. Ma olen siin olukorras, ma ütlen välja oma arvamuse. Et see jällegi ei pea olema ju nagu, mis ma ütlen, et arvamuse väljaütlemine, piiride seadmine, see ei pea olema kuidagi ründav, see saab olla väga tervislik ja ilusti ka rahulikult öeldud on ja, et katsetada, hakata neid enda piire natukene võib-olla ületama. Aga mul ikkagi lemmik on see, mis sa seal vahepeal ütlesid seda, et ma võin kõike teha ise, aga ma ei pea. Jah. Oi, see on hea. See tekitab minust sellise nagu mingi kasti tunde või ma ei tea, nagu. Aga kas sa näiteks sellises olukorras, kas sa ütleks mehele, et näiteks, et palun tee see ära, et ma tean, et ma saan hakkama, aga ma tahaks, et sina teeks. Või siis see tekitab mingi täieliku mingi või siis sa ütleks just, et tead, ma saaks küll hakkama, aga ma tahan, et sina teeks. Ja mõlemad pidi. Et ma ei saa hakkama või saan hakkama või ma ei tea, mõlemad pidi toimib nagu mu mõnest. Selge, aga tõmbame selle naiste teema kokku ja võib-olla siia lõppu veel üks asi, et leidke enda ümber need naised, kellega te saate päris ausalt neid vestlusi pidada ja kes tead, et on ka sinu seljatagune. On see sellest, et minul on ka näiteks viimasel 2 aastal neid sõbranasid, kelle ma lihtsalt
tundide viisi saadan häälsõnumeid, nad kuulevad sama teemasid ja nad ikka ütlevad, et hea meelega kuulan. Hea meelega kuulan. Ja mina olen ise nüüd mingitele sõbrannadele selles rollis. Ma olen ka sama. Ja see on tore, on ju, et sa tead, et see on nagu see pesu pesemine, et sa pead loputama mingid teemad välja. Ja, aga ma tahaks ka meestele öelda, et kui te ei leia neid mehi, kellega nagu arutada asju, siis leidke mõni hea naine, kellega rääkida. Ja mul on näiteks, mul on vähemalt 2 tuleb kohe meelde, kellega ka ma arutan meestega ja nad ütlevadki, et on vähe, et ma ei saa minna ma ei saa mehega, ma ei saa sellest teemast rääkida. Ei saagi. Ei saagi. Jah. Nii et tuleb leida mõni tore naine, kellega rääkida. Leida mõni tore naine. Aitäh teile, kohtume järgmises saates. Aitäh. Tšau. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.